kannatada. Hakkame peale selle protsessiga siit maailma kõige ilusamast raamatupoest, rahvaraamatu Anneli Rootusest. Ja seda põhjusel, et ilmunud on juba 4. pintsliga tõmmatud kunstilugude sarja raamat ja selle 2 autorit, Aavo Kokk ja Andres Eilart on teie ees. Korralduslikud teadanded kõigepealt, raamatud on kõigile kenasti kättesaadavad, otsa ei saa. Meil on võimalik osta siitsamast raamatupoest meie selja peale. Ja kui me siin oma küsimustega hakkama saame ja loeme selle ürituse siin lõppenuks, siis saavad ka kõik autorite autogrammi, kui raamatu kilest lahti võtate. Mees koeraga võite tulla siia esimesse ritta, palun. Ja nii ongi, et kõigepealt räägime natukene meie, mis ei tähenda seda, et ei sekkuda, aga andke siis käega märku, et me peaks märgata igal juhul küsimusteks aega jagu ja hakkame meie peale. Aavo Andres, kui me seda tänast kohtumist ette valmistasime, siis tegelikult me mõtlesime, et kuidas seda struktuuri nii sättida, et kõik huvitavad küsimused saaks vastata. Ja minul on neid küsimusi endal juba hästi palju ja alati need on sinistusse noon panetud, see on vaba. See, mis on teinud kõikide nende 4 raamatu võtmes ja nüüd veel eriti, on väga muljetavaldavad. Kuidas te need maalid leiate, kuidas te need lood kirjutate, kuidas te vinsklete mingisuguste väljakutsete ees, millist tööd valida, kui kartulist on palju valida, aga võib-olla borsist ei ole nii palju valida ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Kuidas kõik see kokku saab lõpuks raamatust. Ja teil on endal tehtud üks struktuur ja hakkame seda struktuuri minema. Esimese pildi, mille te olete välja valinud kõikidele vaatamiseks, on pilt, kus tegelikult on peal 3 meest. Ehk et räägime siis kõigepealt ära, vajuta nuppu, räägime kõigepealt ära, miks te otsustasite sel korral kampa võtta Rain Kärstiga ja teha nii, et lisaks nendele lugudele ja maalidele, mis tõstavad esile Eesti kunsti, tõeliseid šedöövreid ja lugusid selle peale, leiab sealt nüüd ka erinevad retseptid, mis on seotud konkreetse maailma. Ehk siis, miks Rain Kärst? Miks retseptid? Kui me hakkasime selle toiduraamatut tegema, siis meil see kunsti kaudu Eesti kaardistamiseks me oleme 15 aastat teinud, eks suurusjärgus 1300 lehekülge koos selle raamatuga. Mis ta on siis suurusjärgus 800 kunstiteost, eks, läbi mille me oleme Eestist ja Eestit kaardistanud, eks. See pool on nüüd klaar, eks. Aga toit, kui toidust räägime, siis loomulikult oleme ka selline nagu mingi praktiline osa, et siis retseptide osa juures ja siis me lasime peast kümneid nimesid läbi, aga õnnelik luus on see, et ma olen saanud Rainiga, eks, 10 kordi metsas, merel igal pool käia ja plaanin nüüd suvel just minna väikse ekspeditsiooniga, tema paadiga sinna kõige põhjapoolsema saare peale, et vaadata ja proovida ja kokata seal. Rain on, selle kogemuse põhjal Rain on hästi maavilane, näoga rahva poole. Talle meeldib kohaliku toorainega möllata, eksperimenteerida, oskab seda esitada, eks, telekogemus taga, oskab neid lugusid juurde rääkida, eks, et see lugude jutustamise tahe, soov ja oskuseks, et see oli kindlasti üks kriteeriumeid. Raini täna ennast siin ei ole. Milline väljakutse see tema jaoks oli? 150 retsepti kunstiraamatus. No Rain tegi niimoodi, et oli näha, et ta võttis ennast kokku teatud aegadel tõsiselt. Kirjutas ja saatis neid selliste 10 portsude kaupa. Siis oli pikk vaevus, ta jälle ütles, et pole püssirohtu piisavalt. Pärast küsisime, et mitu tükki siis päris uued on. Ja ta kust on öelnud ka seda, aga minu meelest oli see umbes niimoodi pooleks, et võttis oma vilikust, võttis kuskil pooled ja teisel pooled ja siis kirjutas juurde. Aga mida ta suhtub meie retseptide puhul vaadata, et need on kõik mina valmis. Muidu on koguramute lahti, seal on kirjas, võtke nii palju seda, võtke nii palju toda. Rain kirjutab, võtan seda, võtan toda.
ju läks tagasi sinna, et tahtsime teha ikkagi retseptidega raamatut. Et meie raamatud on olnud kunstiraamatute riiulus, me tahtsime saada kokaraamatute riiulus. Seal müüvad raamatud paremini. Raini kohta üks detail võib-olla paljud ei tea seda, et ta on õppinud New Yorgis maailma ühes kõige suuremas kokandusülikoolis. Ma mäletan, mis selle nimi on, hästi peene nimi on sellel. Aga see mastaap on selline, et see kampused või see ülikooli juures on omaenda raamatukogu ja see raamatukogu koosneb ainult kokaraamatust, ainult kokandusega seotud raamatutest. See raamatukogu on sama suur kui ütleme meie 2 või 3 rahvusraamatukogu, ainult kokaraamatut. Olgu, kas te nakkusite, kas te olete neid retsepte juba järgi teinud? Mina vist 2 olen tõlgendanud. Mitte päris 100% järgi teinud, aga tõlgendanud. Andres? Mul on üks täielik lemmik tema repertuaarist. Sa mainisid ka, et tal on endal hästi suureks arhiiv, retseptide arhiiv, et umbes pooled lihtsalt nagu arhiivist, eks ta kohandas. Eks pooled töötas selle raamatu jooksul omakorda eraldi välja, eks arvestades aastanumbrite ja nii edasi. Aga mul on üks täielik lemmik jah, et tema tehtud Haugi äkis või äkine või erinevas, kas öeldakse erinev, tatar. Et Haug hästi luine kala, et seda hakkas peeniks üks pildi välja võtta. Süüa siis on midagi aru, sool, pipar, sibul, natuke võib-olla sidruni, mahka, kaprit. Geniaalne asi. Aga mõistlik on seda süüa siis merekalast, mageda veekala. Too bussid. Või sügavkülmutada -20 ja siis saab kussid. Teie nakkusite, kas Rain ise ka nakkus, on temast saanud kunstikogu ja on midagi endal juba seina peale valinud? Seda ma ei oska öelda, aga televisioonis ta ütles, et peaks ikkagi hakkama rohkem kunstinäitustel käima. Olgu, kui sa paned järgmise slaidi haava, siis seal on üldsegi mitte pildid, vaid ütlused, mis on siis 10 söömise toiduga seotud kõnekujund. Miks? Mis te neid reastate? Kui sa raamatut endiselt teed, siis raamat koosneb sisust ja kaantest. Ja nende vahel on lehed, mida kutsutakse siis siselehtedeks. Esimesed siselehed ja tagulised siselehed. Need hoiavad kogu selle pulli koos. Ja sisus on meie lood. Aga meil alati on vaja siis olnud sisustada ära ka need eeslehed, kuhu siis on vaja midagi nutikat otsida. Üks nagu teema, mis me panime, on kõikide panustajad, nii toimetaja kui kujundaja, autorid, nende lemmikretseptid, kuskilt lapsepõlvest pärit siis eelistatud lapsepõlve pilt. Aga mingi huvitav mõte tekkis, et vaataks nagu järgi, kui palju toidu kohta või toidust inspireeritud selliseid kõnekujundeid eesti keeles. Mul oli see ütlemata suur üllatus, kuivõrd palju mõtteid esitatakse toidu või söömise kaudu. Ja kui te vaatate neid ka, mis siin kirjas on, siis on siin üksjagu sellist, mis ei ole toidu tegemisega kuidagi seotud. Seda on ikkagi elulaadi või inimestesse suhtlusega seotud. Nii et terve lehekülg on neid kirjas seal täiesti. Ma lihtsalt noppisin siia slaidile osa välja. Palju neid kokku tuli? Ma ei tea peast, ei ole lugenud. Need väljendid on sabu tegelikult. Huvi pärast ma vaatasin lähiriikidega, ma püüdsin ka Eestit võrrelda lähiriikidega ka, et Läti edasi. Mul tunne, eks see on mingi empiiriline, ma ei ole nagu teadustööd teinud, aga see tunne jäi, et Eesti on eriti ikkagi toidusööt väljendit ja vanasõnade poole. Kes teab, küllalt paljud ma vaatasin, on siiski olemas ka teistes keeltes küllalt sarnased, mis tähendab, et nad tõlkuvad, eks. Aga see, mis tundub, et on meil täiesti unikaalne, see on siin ka, mis te arvate, mis see on nendest? Sitast sai või? Tühi kõht on. Sitast sai, jah, ma arvan. seda teistes rahvastel ei leia. Samade sõnadega. Mõtteid, sama kujundit arusaadavalt on, eks, ja sellist sõnakombinatsiooni teistel ei ole. Aga see, et süües kasvab isu, me oleme jõudnud sinna, kus isu on kasvanud ja läheme lugude juurde. Ehk et see on üks esimesi lugusid teie raamatust, mis minu jaoks, ma olen ajaloolane, oli kohe lummav.
ja nüüd on küsimus selles, kumb oli enne, kas lugu oli enne või maal oli enne. Ja lugu räägib seda, et hamburger, mida me kõik teame, kui Ameerika kiirtoit, võib olla pärit Eestist. Osaliselt jah. Jah, et mina selle hamburgeri sinna raamatusest välja pakkusin, et hamburger oli esimesena, ehk siis see raamatu struktuur Kondiga üldiselt nagu tugines märksõnadeks. Oli mingid kindlad teemad, mida me tahtsime sisse tuua. Mõne üksiku erandiga, eks mõne üksikul puhul hakkas lugu jooksma pillist õudkult, eks see oli nii vinge pilt, et mis oli kindlasti vaja raamatusse sisse tuua, aga üldiselt läbi märksõnadeks. Ja hamburger oli siis üks nendest märksõnadest ja selle juhtimise ja taustatöö läbitöötamise tulemusel tegelikult oli meie enda jaoks avastus see, et 14. sajandil, eks, kui Saksa kaupmehed käisid siin Läänemere riikides, sealhulgas Eestis, eks, et nad siit avastasid esimest korda sellise toiduse, kus liha oli peenikseks kokku tambitud. Ja see oli nende meelest nagu nii tore idee, et viisid selle endaga Saksamaale kaasa selle mõtte. Ja siis Hamburgi kaudu omakorda jõudis Ameerika, Saksamaalt välja lennanud kaudu Ameerikasse, kes siis mõtles sinna saia veel juurde. Geniaalne lugu ja ma saan aru, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et mehed ütlesid, et oleks kena, et see kõigil on alus. Seal on alust väga täitsa, jah. Aga kust see maal tekkis? Kas olid märksõnaga kirja hamburger ja siis hakkasid otsima, kui sa teadsid? Ma tean. See on Mart Viljuse päris kuulsast sarjast Eesti Kunstimuuseumi kogu tuleb töö, eks, et see teadmine ei olemas. See on terve seeria, kus on võtnud Eesti kunstiklassikute maalid, antud juhul siis Edward Ole maali vaikelu taldrikutega ja on siis sinna juurde ehitanud, need on valguskastid tegelikult, see pole maal, see on valguskast. Ja väga väikesed valguskastid, sellest raamatust umbes poole, eks? Valguskast on siis nagu maalitud selliseks, et ta on siis terve seeria võtnud selle Olav Marani üks Eesti kuulus töö ja nii edasi, eks. Ja on pannud sinna siis läänemaailma sellised ikoonilised kommertsliku alatooniga elemendid juures, Coca-Cola ja hamburger ja kui te reastasite märksõnu enne, kui te üldse läksite raamatut kirjutama, teoseid otsima, kui palju nüüd märksõnu alguses oli? Seekord ma usun, et meil oli pool, oli teada. Ja siis ma hakkasin lisama, mida lõhemad lõpule, seda keerulisem oli leida. Ja siis kui päris lõpus oli, siis sul järsku 10 varianti ja 2 tühja kohta. Ja siis on vastupidi, peab hakkama väga rangeid otsuseid tegema. Kas te 75, sa ütlesid, pool oli teada, 75 teadsite sellepärast, et olite varasemalt 3 piitsliga tõmmatud seeriat teinud, kuidagi oli meeles, see oli seal suppi joonistanud, see oli kartulit teinud, sealt tekkisid juba teadmised või see on lihtsalt oma kunstiharidusest pärit teada? Mõlemat. Üks on see, et sa tead, et on toiduga väga kihvt töö, on need sõbrad võib-olla seina peal koduseks. Ja teine pool on, et eks meil oli mingi algne idee selline raamat võib-olla kunagi teha. Siis kui teed seda eelmist raamatut, siis sa märkad mingit töid ja tõstad nagu kõrvale. Aha, et see võiks sinna sobida, nii et oli tekkinud mingi väikene andmebaas, mida startida. Meil tulevad järgmised lood ka, paneme järgmise loo, järgmised küsimused. Miks see töö? Hannes Võrna on seda autor. Üks hommik Hannes helistas mulle, ütles, et tuleb ära teha. Ma küsisin Hannes, et mis tuleb ära teha. Ta ütles, et härra raamat, samasugune raamat, nagu ma olen teinud, aga toidust. Ja pealkirjast peab saama pintsliga tõmmatud keretees. Väga võrnalikult. Ja Võrna on minu maitse kohaselt väga kihvt kunstnik. Ta on ülimaaliga kihvt hästi teinud, aga see töö konkreetselt on maalitud digitaalselt. Aga maalitud siis mitte AI abiga, vaid et ta võtabki selle ekraani, võtab digitaalse pintsi ja maalib seda.
ja vot selle sarja, mis ta tookord, kuhu see ka kuulus, selle kohta ta ise kirjutanud veebis, et noh, et tal üks periood oli, kus ta igal hommikul, mida ta sõi, siis ta maalis selle. No siin me näeme pekki, leivad ja klaasi viina. Et ma päris kindel ei ole, ta on hommikul niimoodi alustab, päeva niimoodi alustab. Aga selline kokkusattumus. Ja see lugu nüüd räägib tegelikult soolast. Mäletate seda laulusalmi Ükskord enne muist laava? Millest see räägib? Heeringast. Heeringast ja räägib soolast tegelikult, eks. Räägib, kuidas meri soolaseks sai ja nii edasi. See lugu on siis, või see motiiv on sellesse loosse sisse tõstetud. Just selle mõttega, mis ka paljudes teistes lugudes on, et me oleme otsinud selliseid kõikidega tuttavaid motiive. Et ei ole vaja kirjutada 2 rida, luuletuse rida või laulu rida, inimesed teavad juba edasi. Ja siis on see lugu jutustab, et kuidas, kus vanasti eestlased soola said. Üks põnev asi, mis me avastasime, on see, et soolahekk on siin Läänemere ümbruses, Ukrainas, Venemaal, Valgevenes on eraldi toitmised. Paned leiva peale soolahekki sööd. Mujal maailmas, kummalisel kombel, mis on soolarikkad piirkonnad tegelikult, sest meil selles piirkonnas oma soola nagu toord ei olnud, sool kõik veeti sisse kuskilt kaugemalt sealt Portugalist ja kust iganes. Ja nende teistel rahvastel on soolapekk nagu toidu nagu sees, aga eraldi toidusena tegelikult nagu nendest köökidest nagu läbi ei jookse. Miks see niimoodi on kuumaline lugu? No selle küsimus. Kuidas? Võib-olla. Saia või söön. Igal juhul jätsime selle raamatus selle küsimuse kõigile vastata. Ma korra küsin siis selle, kuidas te selle üldse ära jagasite, kes nüüd uurib seda soolalugu teist ja kes uurib seda hamburgeri lugu ja kes selle ära kirjutab? Kuidas see töö jaoks käis? Väga lihtsalt, kui tundus, et on lihtsasti kirjutatav asi käes, materjal olemas, siis ma kiiresti kirjutasin Andresele, et kuna ma teen selle ära. Ja Andres reageeris täpselt samamoodi oma teemadega. Ma olen sellise kogemuse oleme saanud selle 15 aasta jooksul, et me oleme täitsa teadlikult oma stiilid niimoodi ära ühtlustanud, et ma arvan, et kui keegi peaks pakkuma, et kes selle loo kirjutasin, et ma arvan, inimesed ei suuda ära arvata seda, et need stiilid on nagu meil, ma arvan, üsna sarnaseks. Aga on teatud sõnum, kui te teete sõna super, siis see on Andrese kirjutatud tekst. Olgu, lähme järgmise teose juurde ja mis on suppoš. Seljanka. Vabandust, Seljanka. Just, et ma küsin selle juurde nii, et kui Hannese puhul ta helistas ja kuidagi tekkisid lood sissejuhatuseks, kui palju on neid töid, mida oli palju. Võt sellest kartulist oli 17 erinevat tööd, aga nendest töödest ei olnud midagi. Kui palju seda valikut oli? Mingite toiduainete või toodete puhul palju, mingite puhul üldse mitte midagi. Tuli otsida luubiga. Ütleme, et kalapüük on lõputult, viljapõld on lõputult, piimakarri on lõputult, kartuliõtt on lõputult. Ja siis on need rahvustoidud, eks, et sült või mõned lihatooted veel või kuidas veel midagi meelde, kaerakile näiteks siin ja verikäkk, verivorst. Verivorst, et väga ketšup pole, tomatit väga vähe, kurki väga palju. Et jah, et sellised nagu rahva seas massidesse läinud rahvustoidud, ketšup ka tänapäeval võiks olla nagu mõnes mõttes rahvustoit, et igas küsimuses on olemas, et need on nagu pigem puude. Kuidas te selle valiku tegite, kui viljapõllust ja lehmakarjast on maalitud sadu töid, siis te valisite selle töö? Me oleme olnud nädalade peatoimitajad. Mina Eesti Ekspressis ja Andres Maalehes. Aga seal on see lugu, et nagu esimene mõte, mis sul pähe tuleb, on vale mõte, sellepärast, et see tuleb igapäeva ilmuvate lehtede inimestega pähe. Sa pead nagu mõtlema, et okei,
seda ei kirjuta, mis me siis kirjutame. Võib-olla see kolmas mõte, aga see noh, mis tähendab, et kartulivõtud on lihtne, et Kristjan Raud kartulivõtt kindlasti ei lähe, sellepärast selle peale oleks kõik teised ka tulnud, eks. Aga siis on midagi teistsugust. Miks see punane supp seljanka? Üks teema on see, et see on lemmiknagel. Lemmiknagel, teda muidu võib-olla ei oleks raamatusse saanud, me tahtsime mitmekesistada. Teiseks, see on kummaline, tundub, et ta on nagu maale. Tegelikult on ta penoplastist tehtud taies, mis pannakse porstamendi peale nagu taldrik. Ja maalitud siis peale. Ja ta asub USA ühes kogus, ta ei ole Eestis. Kunagi Lasnamäelt üks USA nõukaasele aja lõpus, uue aja alguses, kui kõik oli Eestis odav, siis üks Ameerika kogule siis rändas Nõukogude Liidus ringi tegelikult, Baltimaades ka, ja ostis sellist avangard, kunstikogu. Lausa maailmakuulus kogu ja Martin Deutsch. Ja noh, selliste teoste raamatuse panek on maru kallis, $75 maksad sa selle õiguse eest, et sa võid seda kasutada. Nii et selle tõttu neid väliskogude asju võib-olla liiga palju ei ole. Aga mis on selle loo nagu, mis me seal lahti kirjutame? Me kirjutame lahti loo punasest supist. Borš on punane supp ja seljanka on punane supp, aga need toidukeemia mõttes on need täiesti erinevad punased. Borši punase annab peet ja need on omaette keemilised ühendid. Ja seljanka punase annab tomat, mis on hoopis teistsugused keemilised ühendid. Et meil on küllalt palju toidukeemiat ära seletatud, et see on see happu ja on too happu ja noh, need on sugulased taimed ja need tegelikult ei ole sugulased taimed. Selline isegi natukene. See on lisakihistus veel, eks, see on 70-ndate töö, eks. Noh, tean, mis aeg siis oli, eks, see nõukaaeg on ju, et see päris peenelt on nagu siis viidanud sellele nõukogudeaegsele olukorrale, kus tal taldriku peale taldriku serva kirjutatud restoraniks, et need taldrikud olid ju toona kõikides restoranides levinud ja oli riigivara, eks, et keegi seda pihta pani koju viis, siis nagu see silt näitas kohe ära, et tahas, et riigid on varastanud. Küllap neid ikka kodust leidub. Ja kõvematel ressadel olid oma nimel need taldrikud. Kust te selle töö leidsite, kui te ütlete, et ta on kuskil välismaal 70-ndatel, kus te teadsite, et selline erinev töölahendus? Ma usun, et see oli nii, et ma helistasin Karl Mägerile, kes on Lemmiku poeg, ka kunstnik. Ja küsisin, no need me palju kunstnikutega tegime, et helistasime ja küsisime, et kuule, et on sul ideid. Ja siis ta nimetas seda teost. Tal oli väike sellise viletsa resolutsiooniga leppa. Ta saatis ja siis ma hakkasin otsima, kus ta siis täpselt asub. Wow, aga nii. Kui teil alguses oli 75 tööd, aga tegite nüüd selle ringi peale, siis lõpuks oli nii, et oleks võinud anda välja mitmeosalise teose ja töid oli rohkem kui 150. Ikka teist samasugust ei saa teha. Küll saab teha väga hea raamatu kartulivõtust. Olgu, mis teil järgmine slaid on? Sotsiaalne jook. Miks see? Need on kaks erinevat lugu, mille juures need pildid on. Uue aja sotsiaalne jook on vein ju. Läheme külla, võtame veini kaasa. Vana aja sotsiaalne jook on viin. Meil ongi üks lugu on siis pealkirjaga vana aja sotsiaalne jook, kus me räägime viinast, kust ta tekkis, kuidas seda joodi, kuidas temaga raha tehti, kõike muudeks. Ja teine on siis veinist, mis räägib tegelikult sellest, et natuke kus see vein pärit on, aga ka see, et kust Eestisse veini tuuakse, missugusest riikidest. Ja mis maitsega see vein. Mis te arvate, kui on mitte mulliga vein? Kas rohkem tuuakse kuiva või magusat veini täna sisse Eestisse? Vist ikka magusat, ma targustan. Juba kuiv. Kui tuuakse mulliga veini sisse, siis kas magus või kuiv? Juba siis kuiv. Magus veel. Vaatasin seda igasugust alkoholistatistikat.
selge see, et see kõik muutub ja see lugu vananeb väga kiiresti. Nii ta praegu on. Ma olen mõelnud paar raksu, et on nagu veiniriigid ja viinariigid ja õlleriigid ja Saksamaa on õlleriik, eks, Prantsusmaa on veiniriik ja nii edasi, Venemaa on viinariik, eks. Mis see Eesti huvitav on? Et me oleme nagu Eestis nagu hübriid, et tõenäoliselt mingil hetkel olime viinariik, mingil hetkel oleme olnud ka õlleriik, aga me oleme vist nihkunud nagu järjest rohkem sinna veiniriigi poole, et seesama näide, eks, et külla lähed, siis ei võta viina kaasa, eks, veini kaasa. Six-packi ka ei võta kaasa, siis näidata, et külla lähed. Mul on hüpotees, et Eestil on esimeste seas maailmas käsitööõlle valikute puhul. Et kui käia mujal maailmas ja vaadata tavapoodides, siis see õlleriiul kipub olema nagu lühem kui Eestis, isegi Saksamaal. Lätis on kõva. Võib-olla jääb Läti või lägeda. Ma vabandan oma võimalikku võitlikust, aga kas ma pakun huppi mööda, et nõukogude ajal viinast ja veinist üle palju maale joonistatud ei ole? Või vastupidi, ka siis ikkagi maaliti julgelt alkoholismist või alkoholi tarvitamisest, ükskõik kas sotsiaalsest või mitte, maaliti ka siis? Viina ja ütleme kõrtsis käimist on nagu Eesti kunstis mehukalt. Ka nõukogude? Läbi aegade. jah, küllalt palju natüürmartides on, kus on vaja selle valguse nagu näitamiseks on vaja mingist ümarat eset, kes kudel pannakse siis lõpselt sinna. Aga seltskondlikult koos viibimised, eks. aga on ka õlle motiive küllalt palju nõukogude ajast. väga hea, panen järgmise slaidi. Nii, teistest rohkem kohvi. Me oleme Euroopas, ma arvan, kõige suuremad piimajoojad ja Euroopas oleme üsna tipus, vist on Luksemburg number 1 ainsana Euroopas meist ees kohvi joomiselt elaniku kohta, et ka kohvijoojad oleme päris kivedad ja usinad. Et seal on siis 2 Tartu kunstnikku on kõrvuti pandud, Kaja Kärner ja Endel Kõks, et nende teklite ja selle male ruuduslikust mustade jaki järgi saab aru, et siis see tegevus toimub kohvikute pealinnas Tartus ja Werneri ja see ongi Werneri kohvikus. Et jah, et see lugu on see, et statistika järgi me oleme seal Euroopas kohvi joomiselt täiesti tipus. Kas on ka mõni jook, mida te otsisite, aga mida te ei leidnudki? Ma usun, et meil on kalja puhul on selline ulakustatud, et kalja me ei leidnud. aga siis suvine heinategu on üks motiiv ja inimene joob seal siis kannust midagi. eks, tollel ajal nagu vett kaasa võtta võib-olla oli riskantne, see kipus võib-olla sooja käest ära minema, eks. käed, need joogid, tõõdlased olid need, mida võeti põdule kaasa. meie vanaema juures ja Ülar oskab võib-olla nimetada, aga kui me käisime seal selles kaugel heinamaal, kus päev otsa tuli selle päikesega müntata, et ma ei mäleta, mida me sinna kaasa võtsime. Võrumaad ma ei tea, aga seal Puumaal kandis oli niimoodi, oli kasemaht ja sinna oli sisse pandud mingi seen, nii et seda oli käändatud ja seda võeti küll, et mingit mustast ranoosi veel sisse, niisugust jooki võeti heinamaale kaasa. Aga Võrumaad ma praegu ei mäleta, ka vist oli vesi. Kaljast tõesti ühtegi pilti ei ole nõukogude ajast, kollased kärud, inimesed kogunesid. ei saanud midagi. Aga huvitav. On nüüd pärast raamatu ilmumist järsku mõned inimesed järsku öelnud, mul oleks võinud helistada, mul on vot see toitjook ikkagi olemas, ma tean, kus saab. mõned on sellised, kus on inimesed öelnud, et või ütles ka protsessi lõpus, et mul on huvitav teos. aga kahjuks siis juba lood kirjutatud ja
variante enam liiga palju ei olnud. kuigi mõned on tõesti kindlasti sisse sattunud. minu absoluutne lemmik sült ei leidnudki. leidsime, seajalad leidsime. Seajalad leidsime. väga äge. olgu, seajalgu järgmisel pildil ei ole, aga järgmisel pildil on. kurkusega lähen ära. Ma tahtsin öelda veel seda, et eestlased on tõepoolest võtavad veinis järgi ja isegi oli selline asi, et see sprits, eks ole, see peaks olema mingi Itaalia leiutis. Eestisse jõudis ta varem, kui ta sealt, kus ta Itaaliast leiutati, teistesse Itaaliatesse jõudis nii. See meie edasiliikumine on muljetavaldav. Mis meid kõlistas? Aga kuidas? Jah, vabandust. Me peame ka üks kontserti. väga kõrge. jõudu ja oli väga tore ja ilus raamat. ja minu tädi peal külaproov on itaalia keele tõlki, ta midagi Itaalia kohta ütleb, siis tuleb seda uskuda. äge. paned sa järgmise slaidi. ma tegelikult ütleme kohvikute kohta, et kohvikud tekkisid ju ammu sadu aastaid tagasi, esimene vist oli Narvas ja siis nad olid Tallinnasse, siis nad jõudsid ka Tartusse, aga nende kohvikute nimi oli mingi kohvituba või mingi seda sorti. Sõna kohvik tekkis tegelikult seal kuskil eelmise sajandi alguses Tartus, kus hakati kasutama sellist mugandatud sõna, aga ühtegi kohta, mille selle sildil oleks olnud kohvik, ei olnud. ja see sündis tegelikult sellisel moel, et 21. aastal üks Saksa korporatsioon tähistas 100 aasta juubelit Berlinis. ja siis eestlased ütlesid, et meie sinna nüüd rohkem ei lähe. me teeme oma koha. ja tegid kõrvalmajja uue koha, nimega Linda. see on see maja, mis on täpselt nurga peal, seal Raekoja platsi taga, kes Tartut hoomab, et tuled Raekoja juures, keerad paremale nurga, siis ta on ülikooli, mis kõige esimene maja. ja vot see oli siis esimene kohvik aastast 1922, mis oli kohviku nimeline asutus. selle ühe konkreetse pildi, vasakpoolse pildi kohta enda kõksi tehtud pilt. kohv on ju, kohviks käimine on seltskondlik tegevus, eks inimesed saavad kokku, saavad omavahel asju rääkida, asju arutada ja nii edasi. aga panete tähele, selle pildi peal istuvad kõik üksi väini lauas. kõik lauad on ühe inimesega. mis selle põhjus on? ma arvan, et endal kõksile omane vigurdamine. millega? talle meeldis siuksed nagu natuke nihkesse teinekord keerata, noh. Tont teab, eks, et ei ole nagu ära käes küsida ka enam, eks, et mis tal seal see päris mõte võis olla, et võib-olla mõtles seda, et tema on mingit parasjagu nagu üksikus meeleolus või Eesti on kuidagi üksi või mis iganes, et ei tea täpselt, aga see on tähelepanek. väga huvitav, lähme edasi. nii, Põssanka ja Kohuke. lihavõtte munasid on palju loistatud. kogupiim ja kohukas ei ole praktiliselt üldse. Need on raamatus on kaks eraldi lugu. räägin siis kõigest sellest lihavõtte munadest, et kirjeldame siis selle lihavõtte munade traditsiooni ja räägime Põssankast. ja Põssanka on Ukraina viis lihavõtte munasid värvida ja nad kasutavad siis vahatehnikat. teatavasti, kui sa midagi ära vahetad, värviga kattad, siis see tuleb maha see värv sealt pealt, eks. pannakse nagu erinevaid kihte ja saadakse väga nagu rikkalikud kujulised. Põssanka on nagu lihavõtte munade Ferrari ja see on siis UNESCO maailmapärandi nimekirjas ka. aga selle huvitava tausliga, et seda on esitatud siin Ukraina ja Eesti ühiselt. ja William Ormisson on seda kunagi siis, seda lihavõtte muna joonistanud ja siin on ka niisugust slaavilikku nagu joont justkui nagu sees selles töös. ja ammu aastaid tagasi enne aru saadud, kui ta läks siis sinna UNESCO nimekirja. ja teine lugu on siis kohukesega, mis on nagu, mis on kõrvuti pandud nagu sama nagu traditsiooni erinevad väljendusvormid. ehk siis kohuke on Läti näitus. ja see kohukese lugu on niimoodi tulnud, et seal kuskil pärast
Venemaal viisi, kuidas asendada siis paša, religioosne toit, mingisuguse ilmliku toiduga. Ja jõuti põhimõtteliselt nagu magusa kogupiima välja. See, mis oli lätlaste täiutis, seisnes selles, et nad sügavkülmutasid selle kogupiima batooni ära ja pistsid ta šokolaadi sisse, saades niimoodi glasuuri. Eestlased võtsid seda hästi ruttu kasutusele. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Valgevene on kohukese levija. Mujal maailmas seda ei ole. Sellisel kujul ei ole. See on jällegi, kus me püüdsime selle raamatus esile. Ja see oli ikka ütlemata keeruline ka paša motiivi leida. Aga siis aitas täiesti nagu terve mõtlemine. Kellele sa kunstikest helistad, kui sa tahad nagu õigeusu traditsiooni elementi leida. Arusaadav, sellist kellegi perekonnana Kormašov. Helistasin Orestile, küsisin, kas sa tead, kas kellelgi on. Orest ütles, mul muidugi on. Ja mis on mene? Selle lugu rääkides on hea meel näha, kuidas sa ise põled, sest see on miski, mis ei ole väga laialt levinud lugus, kohukese lugu. Kui palju nendest 150 on veel selliseid, millega sa ka ise ütlesid, ahaa, ma ise ka ei teadnud ja võt kui äge on seda lugu nüüd ära kirjutada Eesti toidu kohta. See ikka on neid. No need paljud ahaad on sellised, et ahaa, et see punane seljanka, kui ma rääkisin, punane seljanka ja punane voss on nagu keemiliselt nagu erinevad tulemused. Punased ei ole. Ma uurisin välja, kuidas on. Aga kui sa küsid selle nime, siis ma peast ei oska seda öelda, ma olen raamatust uuesti nagu järgi vaata. Avastame selle lugu nagu oli, aga neid lugusid arusaadavad, mis on une pealt edasi jutustatavad. Neid on mõnevõrra vähem. Jah, et seda avastamisrõõmu ja taasavastamisrõõmu ka, et näiteks ma olin vahepeal ära unustanud, ma ei teadsin jah, et kuskil 25 aastat tagasi, ma ütlen paarkümmend aastat tagasi olid eestlased Põhja-Atlandi, Loode-Atlandi krevetipüüdjad. Kõik laevad, kes seal krevetti püüdsid, olid hiidlastamad. Et selline Eesti toidu edulugu. Väga vahva ja see on ka põhjus, mis seda raamatut tasub osta ja tasub säilitada, sest see on nagu omamoodi ajalõpik. Mina väga tänan kõigi 4 eest, aga sellega ei ole veel lood läbi, sest meil küll kohe varsti tulevad küsimused, pange oma küsimused valmis, aga lähme edasi, vaatame ära need, mida poisid ise ette valmistavad. Põhjamaa rukkala. Aaluhan ikka on ka suur. Jaa, et kui siis Johan Kööler, kes on meie kangelane, tema sai akadeemikuks, ta oli 41 aastat vana. See mees, Klever, sai akadeemikuks siis, kui ta oli 23 aastat vana. Venemaa kõige tuntum maastikumaalija, öeldakse tema perioodi kohta, Tartust pärit. Ja siis see lugu, mis me sinna juurde siis nagu kirjutame, see, et see tema isa töötas Tartus Veterinaaria Instituudi õppejõuna. Veterinaaria Instituut oli seal, kus on praegu siis, kus on Narva maantee hakkab äkki üles minema sinna. Et see on nagu lagunenud hoonedeks. Seal oli see Veterinaaria Instituut. Sealt tuli ta pärit. Ta läks 17 aastaselt läks Peterburis ära. Ja siis me küsime seal, et ta oli Peterburis juba siis, kui seal samas kohas, seal kõrval toimus esimene laulupidu. Et ta tõenäoliselt seda nagu ei näinud, algab raamat ja see lugu pihta, eks. Aga siis, kui me arutame selle üle, et kuidas ta elas ja kuidas ta kodus käis ja on teada, et see siin võetis maaliseks, siis me võib-olla tõepoolest nägi Tartus esimest laulupidu vähemasti rongkäiku. Et selline tõmmata suur rõõm alati autorina, et kui sa suudad ajaloos ka mingisuguse nagu seose tekitada, mida kuul ajalool ei suuda tõestada, et see on vale. Me võime esseistlikult igasuguseid lugusid keeruda. Päris ajaloolast on see keeruline. Meil on võilille kõrval, võilill on meie tegelikult meie aare, mida me igapäevaselt võib-olla ei oska kasutada, kes kõik seal mis iganes võidest nii juurene välja on
loomse tervis, et meil on lugu nõgesest ka, sama kategooria, eks, et kes on nõges suppis olnud, pole paremat asja vist olemas. Illustratsiooniks on Raul Kurvits üks suur pannoo, kus ta oma kätega korjas ühel suvel põldude pealt 15 000 nõgest. Kujuta ette, et kuidas ta käed sulisesid seal pärast. Üks selline töödest, mis on käinud pimedate näitusel Venemaal, et pimedad said siis, meeletu lõhnapabakest tuleb ju vastu, et siis pimedad said ka seda näitust nautida ja praegu Eesti Kunstimuuseum on seal tema bioloogilistest materjalidest tehtud töödega hullus hädas, et kõrval on seal lagunevad, eks nad pudisevad, mingid putukad lendavad kõrval, Konrad Mägi on ju sama Villem Ormisson, et mida teha, kuidas säilitada, kas säilitada, kui parandada, kas on siis originaal, et selline lugu siis võilile kõrval veel nõgesest ka. No nõgese suppi, võime seda proovida. Küll ma tean, et sa oled suur seenesõber. Oled teinud süüa ka seentest, mida sa ei tunne, aga oled sa mõned seened raamatus juba? Ma arvan, et ma seda esimest viidet jääb kohe kommenteerima. Pikemalt lahkama, et see oli noores uljus. Et kõik enamlevinud seened, villikud, kuravikud, kukeseened, riisikud raamatus kaetud. Siin on hästi palju maalitud ka. Väga hea. Te väitsite, et ketšupit ei olnud, aga... Ma leidsin seda oma koodijat. Ja see tähendab? Kus ma hoian laste kooditöid. Ja autoriks seal punases teine. Helena Silk, kes tookord oli Helena Kokk. Ja Helena parandab mind, kui ma eksin, aga ta õppis siis Pelgulinna kunstikoolis ja maali kaaga kevadel oli Põltsamaal. Ja siis maaliti igasuguseid asju ja ülesanne oli maalida siis mitmeid nagu horisonte. Ja algus sündis teos siis niimoodi, et oli ainult see ketšup seal ja neid tegelasi ei olnud. Ja siis õpetajaga arutades siis lisandusid need tegelased ka klassikaaslased, need on reaalsed inimesed, need on huvitavad asjad, mida nad Eestis ajavad, arusaadavalt nad tunnevad siis kohe raamat vastu või. Küllap see koodialune leid on ju üks vägev leid küll, kui sa selle sealt lõpuks välja kaupisid. Aga rohkem mina ei suutnud leida, Andres ka ei suutnud leida, et oleks ketšupit keegi tõepoolest maailma. Väga, kas teose autor tahab ise midagi lisada selle kohta? Jaa, ma võin öelda, et tegelikult sündis niimoodi, et meil olid erinevad kooliülesanded ja ma olin juba selle kursuse lõpuks nii väsinud. Ma läksin kööki ja võtsin ketšupi pudeli, sest ma ei viitsinud jalutada sinna Põltsamaa kiriku juurde lihtsalt. Ja sellest ta tuli, jah. Ja need tegelased seal taustal on klassikaline Eesti suvi grillipidu. Jah. Väga äge. Nagu sellega on ju väga hästi kokku võetud see peatükk. Väga tore. Lähme edasi. Mis on järgmine töö? Hulki on väga palju maalitud. Aga nii nagu me seda tööd nägime, me teadsime, et läheb käima. Ta on suur, ta on väga suur töö. Ja kes Tartus satub käima, Tartus on sellesama raamatu teemadega kunstinäitus ja see on üks töö, mis seal on väljas. Väga, väga võimas. Luun ja Kurk. Mulle oli suur üllatus, et Luun ja Kurkil ei ole sordi nime. Ongi Luun ja Kurk, ongi sort. Aegade jooksul paika loksutatud. Mis ajast pärit? No seda Kurki hakates ju kaasatama järsku 70-ndatel kuskil. See on raamatus kirjas, kui me mäletame teast. Ja kes Tartu poole sõidab, eriti kui lennukiga Tartusse pimedal ajal maapoole, siis on ikka võimas valguslaik on see, kus Luun ja Kurk, Lüünefei on siis see ettevõte, kes seda sama Kurki kasvatab.
soovitan igal juhul seda Tartu kunstinäitust vaatama minna. Kaua see lahti jääb? 4. oktoober on viimane päev. Tasub läbi astuda. võib-olla 2 sõna autori kohta ka. Rein Siim alustas maalimisega suhteliselt kõrges vanuses. Et ta oli seal isegi üle 40 aastane, kui otsustas, et hakkab maalima, eks. Mingil hetkel põgenes Eestist ära Soome elama läbi fiktiivse abielu ja tema pilte on säilinud mõned üksikud. Ja kohe, kui ta tuli, eks, kõrges vanuses kunstimaailmas, kõik need sellised autoriteedid ütlesid kohe, et see on plahvatus. Jah, nõus, aga ma mõtlen maalimisega, eks. See ei loe, kõik ravitaksid, kõik kuskil. Jah, nõus, aga mõtlen just kitsalt maalijana, eks. Ja mis ta veel on teinud, eks, ta on Eesti karate maaletooja. Et päeval siis turgutas muskleid ja venitas lihaseid ja õhtul võttis pitsi kätte. Klaar, läheme edasi. Andres oli kohe pool konda, sest kui ma viisin ühte eelmist raamatut müüki arhitektuurimuuseumisse, siis sealse muuseumipoe juhatajaga jäime vestlema, et ta kuulis, et me teeme toiduraamatut, siis ta küsis kohe, kas see teos on ka sees. See on väga mõttev teos poolkondas. Jah, et see on üks nendest maalidest, mis on ülitäpselt dateeritud. 4. märts, ma ei mäleta, mis aasta seal on, aga 4. märts on igal juhul. Ehk siis, vara kevad on ju, maasikatega pole miskit tegemist, vähemalt toona ma arvan, et Kreeka maasikat ja muud head välismaakraami siia ei jõudnud ka. Aga see põhjus on selles, et tahtis alguses sama kompositsiooni peale maalida kurjasid, ämmasid ja äiesid. Aga siis mõtlesin lihtsalt, et vana inimesed ikka nagu igav, kui vana inimesed ja mängis selle siis selliseks maasika teemaks ümber. Ja maasikas kindlasti on, kõik teavad, eks, et on selline üldrahvalik teemaks. Ütleme, rahvakõneaine number 1. Ma arvan, ma ei tea ühtegi teist toiduainet, millest nagu rahvas nii palju räägiks Eestis. Maasikast on alati kevadeti joolaine. Järgmine slaid räägib töödest, mis on ühed vägevaimad, ma võin väita sellel kunstinäitusel, vähemalt mulle kõige rohkem seal silma jäid suured korralikud tööd. Toomas Uusing ja Vilja Kilk. Miks just need? Aga selle samal põhjusel, et need on igavesti võimsad lood ja ma olen neid pilte, nagu me enne ütlesime ka, valinud ju erinevate valikukriteeriumid olid, et oleks mitmekihiliseks, oleks autorite lai valik, aga loo jutustamise potentsiaaleks ja nende mõlema loo puhul, pildi puhul on see loo jutustamise potentsiaal lihtsalt nii suur, sest kõrvitsat on ju ka maalitud üksjagu palju, aga seal veel omakorda Toomas Kuusing on kujutanud Nongrata, see on üks kunstitrühmitus, Nongrata kolleege. See üks Leedus toimunud selline nagu happening, see eesti keeles võiks olla. Üks sõnavõistlusele võiks mingi happeningile mingi vastu leiutada sel aastal. Et läksid tee pealt, ostsid endale lipsud ja hunniku kõrvitsid ja müüja vaatas väga imeliku näoga, mis te toimetate siin. Aga ma ise näen seda ületarbimise teemat tegelikult. Autor ise ütleb, et ta ei mõelnud toona selle peale, aga just see, et mida nagu jõukamal järjel sa oled, seda rohkem võid ja seda rohkem sa tarbid ka ja teinekord tarbid liiga palju. Ja lunastus? Ja lunastus on siis Vilja Kilk, töö, millel on 2 nime. Köögis, aga teda on nimetatud ka siis, et kadunud pole tagasi. Ja see on religioosne motiiv. Ja Vilja Kilk siis üsna kindlasti see religioosne motiiv tegelikult oli siis
mõtlevad kujud nagu tekkinud. aga teisipidi, noh, vanaema teeb pannkooke ja poiss tuleb lunima, eks. Samamoodi lunastus võiksime. väga hea, et me oleme sujuvalt juba peaaegu tund aega siin kõnelenud ja tunda on nihelemist, kõik tahab küsimusi küsida. Kas on saalist küsimusi autoritele? Kas tahate midagi küsida, mis on küsimata jäänud? Meil ei ole, siis jätkame järgmise slaidiga, mis meil seal veel tuleb. 3 tükki veel on, jah. Rikkarik, kelle töö, mis lugu? Elmar Kits, Eesti kunsti üks suurmehi, Tartu kunstnik. ja see on ka suur teos. ja me arvame, et mitte ühelgi teisel Eesti vaikelupildil pole nii palju vilju korraga kui sellel tööl. on provotseerinud Tartu kunstimuuseumi rahvast üksjagu, et kas te leiate mõnes on rohkem ja nad on ka noogutanud, et meie hüpotees võib osutuda tõesti tõeks. ja väga huvitav teos, et küllalt paljud Elmar Kitse teosed on näha, et on kiiresti teinud. Andekas mees, hea käega. ja on nagu hõreda võitlenud. see on hästi tihe töö tegelikult. mis võib-olla viitab, et ta on nokitsenud sellega rohkem kui tavaliselt. ma arvan üldse, et see on selle raamatuks meisterlikud neid töid tehniliselt. ja ma näen tagareas on juhtumisi Elmar Kitse lapselaps Markus Kade mõistab selle. Kas sa tahad selle töö kohta, on sul mingit lugu selle töö kohta veel, mida sa saad jagada? Mul ei ole selle töö kohta. Aga jah, Eesti Picasso, et oli hästi viljakas, erinevates suundades liikus ja on ka suurteoseid, monumentaalteoseid teinud üksjagu palju. mis on ka Tartus näitustuse väljas praegu? Läheme edasi. Lõhna. Rein Tammik on kunstnik, kes elab Prantsusmaal. Kirpe on selle linna kirjapilt, kuidas iganes seda prantsuse keeles mäletatakse. ja teil on Jüri Valju õnnad, et mis parempoolne, mõlemad teosed on ka tegelikult näituse väljas Tartus. Nad lihtsalt on niivõrd ägedad pildid. Vasakpoolne siis on selle loo juures, kus on juustust töötab ja parempoolne selle juures, kus on õuntust töötab. ja kui me seda õunta motiivi vaatame, siis nad ei tohi ju õunu põhjustada. Nad lähevad kohe mädanema. et hoia õunat üksteisest kaugemaks, siis need aroomid või õlid või mis iganes ta seal on, eks ju, mis lenduvad, eks ju, need hakkavad vastastikku võitlema seda mädanemise protsessi. aga kunstnik niimoodi kummalisel moel tehes suudab nagu maalida selle õuna olemuse tegelikult nagu lõhnana välja. ja need on sellised teosed, kus nagu seisab teose juurde ja tunned seda lõhna mu meelest. mis see on? ma arvaks, et kindlasti ei ole Santoro ka oleks minu esimene selline välistus. ta võiks olla valge klaar või midagi seda sorti nagu pehme õuna. Andsin vähemalt pead, et sul teine algus. pigem sügishuulnud, eks? Suu. jah, aga noh, lõhn, et mis see nagu Eesti toit on kokkuvõttes, see on nagu lõhnamälu, on ju, et lapsepõlvest, no mitte ainult lapsepõlvest, üleüldse, eks, nagu, et lõhnaga seotud mälestused, assotsiatsioonid, eks, need tekitavad siis need, millest sa oled eemale või mis toitu tahad nagu hoida oma. Jüri Palmist hästi kurvalaatusega kunstnik, et Lasnamäel siis, kui ta Manalasse läks, tõsteti ta seal olnud ateljee tühjaks ja need pildid maandus prügikasti kõrval, et no kindlasti nagu ääretult suur kadu Eesti kunstile. Kuidas need pildid üles leiti siis, näiteks see konkreetne, kuidas see on säilinud? no vaata, mõned pildid ju eluajal jõudsid erinevatesse kogudesse ja kunstlikud kogudesse. too pilt on
kas Tartu või Eesti Kunstikumusemi kogus? ja eks see töötas ka niimoodi, et olid ju näitused ja kui sa olid näitusel olnud väljas, siis kunstifond ostis sinu töö ja kunstifond siis muuseumite päringute kohaselt ka nõukogude ajal nagu eraldas nii-öelda erinevatele muuseumite töid ja neid lugusid, kuidas maalid liikusid, oli mitmeid, eks või teemadest. ja nüüd viimane slaid. kõige viimane tuleb üks üllatus, aga eelviimane on siis need Lembit Sarapuu Kaalikast ja Enno Hallek Kaasas. Tööde võimsuse pärast, autorite võimsuse pärast valitud sellised. No ütleme, Lembit Sarapuud teame vast kõik, Enno Hallekit võib-olla vähem, eks, aga Enno Hallek on ju hästi kõrge vanuseni elas nüüd eelmise aasta viimasel päeval läks Manalasse kuni lõpuni välja, sõitis jalgrattaga ja nii edasi, et Rohukülast pärit mees 11-aastasena paadiga sõja eest, koos vanematega siis sõja eest üle mere Rootsi elama. Rootsis tõusis sealse kunstiakadeemia maaliosakonna juhiks, pälvinud kõik suuremad preemiad ja seda võib Eesti meest võib pidada üldse kogu Skandinaavia popkunsti alustalaks või rajajaks isegi. Selline äge mees nendest Rohukülast. Kapsad siis pildid on, jah? jah, no kapsastesse teie lood kaalikatest, et kaalikas on ju ka Eesti köögis üks huvitav nähtus. see ajalooline juurikas oli naeris, mis on palju kapriissem. kaalikas on kindlam, aga tema maitse on kibedam ja temast on keerulisem asju teha. üks selline küsimus, kui te seda raamatut tegema hakkasite, 75 lugu oli kohe teada, siis tulid teised lood. kui palju nendest 150-st on kahe peale teie enda kogudest? Raamatus? Just. Üksikud. üksikud ja Andres on suur kogu, mina ei ole suur kogu, mina kogun sellest raamatute laudadest. no sul on see üks väga äge töö ikkagi, see, mis on tehtud seal Põltsamaal. aga kas on mõni töö, mille puhul te nüüd ikkagi nagu suurema kunstikoguna, väiksema kunstikoguna, kui sa ennast nii nimetad, millest te väga tahaks, et seda tahaks oma kogusse, sellest 150-st? mis oleks, et see on eriline see töö? Noh, kõik on ju omamoodi oma lapsed nüüdseks läbi kirjutatud ja läbi mõeldud, on ju, et seos on olemas, ei pea tahtma enda kogusse, kõik maailma asju ei pea omama, eks, et meil seal kante vahel ilusti talletatud ja üks ongi meie lapsed juba. Lõpetame selle Rasmusele tagasi tegelikult, et see töö on Rasmuse kogus, sinu kogus. ja minu väga väikses tagasihoidlikus kontori seina peal, jah. miks sa selle ostsid? või see on üks, kas lugu, kuidas ma Andresega jälle Tartusse sattusin ükskord oma sõbra Reigo juurde ja siis kuidagi nagu mulle meeldivad tööd, mis kajastavad mingisugust kunstlikku vaadet reaalsele, väga palju seesama motiiv, mida te siin uurite läbi nende 4 raamatu, aga midagi, mis on seotud poliitikaga. ja see seda kirjeldab natukene. Anu Valge on jah kunstnik, kes, keda liigitatakse kui popkunstnik. meil on üldse popkunstist on üks jagu tegelikult sees. kõrvuti siis klassikaga, mis ongi võib-olla unikaalne kombinatsioon, väga sageli nagu ei sattu niimoodi kõrvuti. ja Anu Valge on öelnud, et elab Saksamaal praegu, on öelnud, et kui ta kunstnikuks oleks saanud, siis ta oleks tahtnud saada diplomaadiks. et tal on silma, eks jälgida. ja see tippkohtumise nimi, teose nimi ongi tippkohtumine. Vana-Tallinn kohtub teiste tippudega siis seal kapidel, eks. aga et tippkohtumine on ju poliitika termin, välispoliitika termin, kus kohtuvad suurte riikide tippjuhid, et kokku leppida mingisuguseid asju. esimene tippkohtumine uuel ajal oli siis ju Münchenis 38, millega tegelikult müüdi ära Tšehhoslovakkia. ja siis on mõningaid edukaid tippkohtumisi olnud, kus siin pingete leevendamine ja kõike muud. ja nüüd me siis näeme siis Trumpi ja Putini tippkohtumisi, kus me veel ei tea kõike tulemusi. see on päris äge paralleel, mida kunstnikul välja joonistanud. aga jah,
seal siis võrdsena teiste kõrval, eks, et Eestis ütleme selliseid nagu rahvusvahelisi toidu edulugusid on suhteliselt vähe, et vanal Tallinnal on kindlasti see potentsiaal olemas, et olla see rahvusvaheline edulugu ja noh, võib-olla ka näiteks täissuitsuvorstil, mis on nagu meie retseptina täitsa unikaalne ja kvaliteedilt võiks olla nagu hispaanlaste konsortsiumi ütleme lihatööstuste loodud rahvusvaheline edulugu, kus need serranod või chorizo vorst, eks, suutnud nagu igasse külapoodi viia, eks. Täissuitsuvorsti võiks see potentsiaal olemas. 150 tööd, 4. raamat. Millest kahju on, mis ei leitudki, mis jäigi välja? Pelmeenid jäid välja. Ma tean, kus on pelmeenid. Ühed Reivo Noorekunsti oksjonid sai sõbramees selle käe vahele. Ta ei jäänud välja sellepärast, et see pildis kattub pelmeenide on, eks, aga noh, 150 on selline noh, 150 on 150, ei ole 151. Olgu, 4 raamatut on tehtud, vägev lugu, kas 5 tuleb ka? No kui te juba niikuinii lehitsenud olete, niikuinii teate juba, mis kuskil kellelgi on, teil on kindlasti see list juba tehtud, et ma olen tähele pannud, et on neid töid või selliseid huvitavaid asju, mida võiks ka raamatusse tsementeerida. Ega praegu ei jaksa selle peale mõelda. Liiga äsja on see eelmine raamat alles tulnud. Aga Marge Aeg, seal on haridus. Temale helistas siis meie naaber Talli Paar, kes on siis emeriitusprofessor ja geoloog. Ma olen meie naabrid. Ja Talli olla siis öelnud, et järgmine tuleb teha lilledest. Mul on võõras teema tegelikult, kui on päris ausalt. Aga ma ei mõtle, et sellel võiks ju töökida. Ja noh, aeg-ajalt siin seal nagu põgusalt testinud erinevate auditooriumite peale, et mõtted mõelnud, et mis oleks, kui teeks maalide pööretest, teeks maalid teistpidi, teeks pööretest raamatu. Siis pööretel on lood alati, seal on pühendused, seal on ekspordimärgid, deposiidimärgid, mõned puhul laenulepingud, tööd on käinud kuskile, seal on mingi värviplekk või muu plekk, mis jutustab seda lugu, eks. Et nende pöörete kaudu saaks sellega nagu Eestit ja eestlast ja läbikäimist lahti rääkida ja lahti kirjeldada, et sealt tuleb päris ägedaid seoseid. Ja noh, näitus samamoodi, näitused on kõik pildid teistpidi pööratud. 5., 6. ja 7. on poliitika. Ma väga ootan seda pintsiga tõmmatud poliitikat, mida on kindlasti aja jooksul ülesidele kantud. Nojah, Andrus Kivirähk kirjutab poliitikas sellisel moel, nii maaliliselt ma ütleks. See on vastu Eesti. Ma usun, et te saate sellega suurepäraselt hakkama. Hea publik, kas on küsimusi? Miks Seljanka mitte Purs? See Seljanka teema on lihtsalt nii äge. Tema tuli esimesena. Ja noh, oleks nagu Porsest, oleks ma teistmoodi läinud, oleks niimoodi võtaks. Väga juhuslik sattumine. Teistpidi, et nii juhuslik vaja oleks, kui minna jällegi kuskile maapiirkonda, siis maapiirkonda või maapiirkonna söögikohta, siis Seljanka on olemas menüüs. Borssi võib-olla mitte. Seljanka on igas menüüs olemas. Vahva. Nii, Inga.
kas tõepoolest Eesti on kohvi joomisel maailmas esirinnas või Soome ja Rootsi pretendeerivad ju selle? Elaniku kohta. Elaniku, okei, siis küll jah. Rootslastel on isegi eraldi sõna selle kohta, mida Eestis ei ole, see fikka, eks ju. Korra küsimus, kas kõik tööd on füüsiliselt olemas ka? Need on füüsiliselt olemas, et mõni töö ei ole kadunud, selline repro. Siin on mõned tööd, mille puhul me ei tea, kelle käest on. Et nad on ikkagi kuskil? No on kuskil jah, et nad on liikunud mingis salongist nagu ära. Egoist. Võib-olla jaa, et üks vahva lugu on, et oli restoran Egoist, Dmitri Demjanov pidas seda. Ja minu mälu järgi oli esimese korruse saalis oli seina peal üks maal, kus siis oli tiimad ennast kujutatud sellises renessansiaegse maali motiivis, eks. Ja kus ta siis on loorberi peas ja veiniklaas käes, eks. Ja selle pealt me siis kirjutasime ära loorberist, loorberi lehest. Ja siis helistan viimane, küsin, et kuule, kuidas sellega on. Tema mõtleb, sellest oli ainult postkaart. Ma siis ütlesin, et okei, siis nii oli, eks. Mul jätkuvalt on kahtlus, et see oli suur maal. Mina ka mäletan. Sinna otse sinna. Ongi küsimus, et keegi Dmitri Demjanov ei tea, kus see maal on, eks. Oli tal selle postis seinada. Nad olid terve nagu sahtleid või postkaarte jagamiseks. Mul ka on üks postkaart. Et selles mõttes ma ei Ma olen ikkagi mingid kontaktid on raamatus olemas, Aavo Andrese numbrid on ka avalikult leitavad. Kui keegi teab, kes on Demjanovi maal, andke teada. Kunstiajaloo huvides on selle üles jäänud olnud. No nii. Kas Kamast ei ole mingi kuskile pilt või midagi taolist? Kama on nagu väga... Kama on meil raamatus täitsa olemas, täitsa peatükina, et seal on üks vilja tuulamise pilt. Tuulama tähendab nagu moodsas keeles ventileerima. Õhu käes siis see viljavahel see pudi ja muukraam minema. Kus kindlasti on, et mingites kohas me teeme sisse reklaamkunsti. Ja me ütleme, et Eestis on plakatite tuntud, mis on kunstimuuseumite kogudes on tegelikult väga vähe. Aga ikka igasuguseid toiduaineid on siis selles poepakendis on reklaamitud ja need Eesti reklaamikunstnikud seal kuskil isegi 30-ndates väga ägedaid inimesi, väga ägedaid tulemusi, mis on täitsa vääriks uurimist. Sinet näiteks, et 30-ndatel tehtud reklaamplakat, Sinet on jah läbi plakati ja peretoodete puhul näiteks Tõnis Vint, täitsa ootamatu lahendus sai näiteks. On teinud sellise nõukaegse propaganda plakat, see oli vähe tooteid. Seetõttu ongi paslik osta see raamat, kes veel ei ole jõudnud endale kogusse seda varuda ja võtka autogramm ka selle autoritel. Daamid ja härrad, Aavo Kokk, Andres Eilar, aplaus. Ja nüüd džentelmenid on lubanud, et nad jäävad siia seniks, kuni huvilisi jagu, kes kõik soovivad ühendust ja autogrammi. Suur tänu tulemast selle sooja Ma lihtsalt praegu natuke murretsen oma tolliteki pärast, ma lähen